videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund jälle Nõmme raadios ja suure kurbtusega pean teatama, et Margus ei ole veel tervemaks saanud. Tema praegu tervislik seisukord lihtsalt ei võimalda rääkida ja loodame, et see on ajutine nähtus ning läheb üle ja õige peatselt on Margus meie juures tagasi. Ilmselt kannatab selle all ka kogu see saate võrgustik, sellepärast, et midagi öelda üksinda on seda kõike väga raske teha. Rääkida olen harjunud ju dialoogiga, mis üsnagi lustlikud Margusega, aga praegu teda kahjuks toetamas ei ole. Me katsume teda toetada ja muidugi siinkohal on mulle sõnad ette loetud, et tal on endiselt, kuidas selle nimi on, kolmiknärvi neuralgia. See on väga valus ja sellega toimetulek nõuab tõesti pingutust. Ma olen mitme tohtriga sel teemal vestelnud ja kõik on kui ühest suust kinnitanud, et see tegelikult on see selline valu. No, ta närib ja mitte midagi sellega peale ei ole hakata. Tihti peale lihtsalt, no on see meditsiin nagu on meil, aga loodame siiski. Lootus ei pea meid mitte maha jätma. Siinkohal tänud kõikidele toetajatele, palub ta edasi öelda. Ja hakkame pihta, vaatame, mida see vahepealne aeg meile pakkunud on, aga pakkunud on ta üsna tublisti. Loodetavasti on teil olnud ka meeldivaid hetki, kas oma lähedastega, olete tutvunud uute huvitavate inimestega, midagi kuskil lugenud, midagi kuskilt teada saanud. Ja eks see pidev enesetäiendamine ole ka üks selliseid asju, mis meid elus ja ärksana hoiab. Ja võib-olla ka midagi taolist, mis elu elamisväärseks muudab. Sellepärast, et sotsiaalne minut on ju selline ajaühik, mis erinevate inimeste puhul on erinev. On ju niimoodi, see on täiesti ametlik termin muide, mõnel pool kutsutakse teda ka sotsiaalseks sekundiks, aga reeglina rohkem siiski sotsiaalseks minutiks. Mida see tähendab? Sotsiaalne minut on vahemaa või vaheaeg kahe tähtsust omava sündmuse vahel indiviidi isiksuse elus. See tähendab, mõnel on iga päev mitu tähelepanuväärset ja tähtsat asja, näiteks kohtun sellega, sealt saan seda teada, lähen sinna, seal kuulen seda, lähen sinna, seal saan mingisuguse uue kogemuse, jällegi hea midagi kõrva taha panna, siin saan midagi teada, veel ei teadnudki, see muutis ka mu senist maailmapilti ja nii edasi, kogu aeg on midagi juhtub. Nende sündmuste vahel on vahemaa väga väike. Mõnel teisel jällegi, kes elab, suurt midagi ei juhtu, on jaanipäev, juunikuus, siis järgmine tuleb, tähtis on, läheb mitu kuud mööda, mingi sünnipäev, kellelgi käis seal ära, siis on uus aasta, jälle paar kuud. Ja selle aasta jooksul on olnud paar-kolm mingit tähelepanuväärset sündmust, mis on kuidagi tolle inimese jaoks tähtsad olnud. Ja kui te selle minuti või sekundi sotsiaalse minuti aluseks võtate, siis osade inimeste puhul, kellel on kogu aeg midagi ja kogu aeg midagi juhtub, midagi uuesti teada saab, neid tähelepanuväärseid sündmusi on rohkem, siis nende elu on tegelikult oluliselt pikem nende ühikute järgi. Teistel järgi sõdavõrd lühem, aga mõlema puhul mõõdetakse siiski kuudes ja aastates ja päevades, aga selline aspekt on ka seal juures, nii et võib-olla kellelegi uudiseks, siis näete, olete jälle midagi teada saanud. On see teile oluline või mitte, hea teada sellegi poolest. Aga võtame nüüd, millest meile kirjutatakse. Eesti Päevaleht juhtkirjas teatab niimoodi. Linnapea amet on risk nii Raudsepale, endale kui ka Tallinnale. Millest see meile räägib? See räägib meile kõigepealt sellest, et Eesti Päevaleht on selgelt võtnud seisukoha, et Raudsepp ei ole see valik,
mis päevalehte või selle toimetust tegijaid omanikke rahuldaks või kuskil kaudseid omanikke näiteks, kes on oma tahte kuidagimoodi sinna kehtestanud ja soovib, et leht just sellist agendat ajaks. Igal juhul niimoodi. Raudsepp sellele seltskonnale ei sobi nii ja selgitus ka juures. Kui reaalne juhtimine asendub poliittehnoloogilise mänguga, kus iga otsust mõõdetakse Toompea koalitsiooni kukutamise skaalal, on Tallinn jälle instrument, mitte eesmärk. Kuidas saab Tallinn olla eesmärk? Eesmärk saaks olla mingisugune, Tallinna mingisugune kindel kvaliteet, mingisuguseks kindlaks ajaks, sellepärast et eesmärk, kui me räägime eesmärgist kui kategooriast, siin on tavaliselt alati juures ka ajaline eesmärk. Näiteks 1. maiks peab olema tehtud see ja see on mõõdetav selle ja selle ühikuga ja ühtlasi ka hinnatav selle ja selle seltskonna poolt nende ja nende kriteeriumide põhjal. Siis saab hinnata, kuidas on läinud hästi, ei ole läinud hästi, ei ole kuidagi läinud või äkki mine tea, on läinud paremini kui ette nähtud ja mida siis edasi hakatakse tegema. Aga selline mitte midagi ütlev ilu kõnelemine, nagu siin on, juhtimine, reaalne juhtimine asendub poliittehnoloogilise mänguga. Seesama juhtimine, kunagi oli see Nurkse juhtimise instituut Tallinna Tehnikaülikooli juures, ta on siiamaani, nüüd on ta valitsemise instituut viimaste andmete järgi. Ja kui ma küsisin sealt kunagi ametlikult, et mis nende käsitluses juhtimine on, siis tuleb välja, et vastust ma sellele ei saanudki. Tõsi, vastuse sain, aga sellest oli võimalik välja lugeda ükskõik mida. Tuletame meelde, valitsemise objektiks on inimesed, juhtimise objektiks on protsessid, ei midagi muud. Nii et jutud näiteks kvaliteedi juhtimisest või personali juhtimisest või tont teab veel millegi juhtimisest, on lihtsalt ebaõnnestunud näited selle kohta, ei õnnestunud näited selle kohta, kui inimene asjadest tegelikult aru ei saa. Ja võt sellised mitte midagi ütlevaid tekste kohta me kogu aeg, aga nad püüavad olla kuidagi moodi, nende kirjutajad. Nutikad, targana välja nägevad ja igal juhul nutikamad kui need, kes neid tekste loevad, sellepärast et see, kes loeb, see peab ahetama kõigepealt, mõtle kui tark jutt, aga äkki ongi niimoodi. Ja ta ei esita kunagi küsimust, oot, mida mulle selle tekstiga öelda tahetakse. Üks, tõsi küll, on kindel. Ajakirjandusväljaandel on oma seisukoht, omanikel on oma seisukoht ja selle järgi ei ole antud linnavalitsus kuidagi neile meele järele. Tuleb välja, et tegemist on riskiga. Olgu, lähme edasi. Norra ähvardab võrguühendused Euroopaga kinni panna, mis juhtub Eestiga. Ai. Meil pidi olema kõik ju korras. Akud ja sagedusreservid, kui on kallis, maksame kinni, kui on odav, maksame vähem. Küsisin hiljaaegu ühe Eesti Energia võrdlemisi kõrge aukandja käest, et aga kelle oma see börs on? Mis mõttes börs, tuli vastus? See elektribörs, kus meil hinnad vahetevahel on kõrged ja vahetevahel on madalamad ja siis soovitatakse pesu pesta, siis öeldakse, et täna ärge peske, sellepärast et hind on laes, kui hoiatatakse, siis hoiatatakse. Ja see küsimus tundus täiesti võõrana ja tuligi välja, et ka Eesti Energia inimene, kes peaks olema minu arusaamist järgi kõrgema kategooria spetsialist, ei teadnudki, et kogu see eurobörs, see elektribörs, kuulub ühele erafirmale, mille nimi on Euronext, mille aasta käive on kõikide Euroopa riikide aastaeelarvet kokku. Ja enamgi veel, üllatus, ei tea, aga loeme. Mõju Eesti varustuskindlusele oleks väike ja kaudne, kuna meil on piisavalt juhitavat tootmisvõimsust. Küll aga Euroopa ühistoru toimimine
ja avatud kaubandus on väga oluliselt võimalikult konkurentsivõimelise elektrienergia tagamiseks. Nüüd läks sassi, aga olgu peale. Arengud teises suunas on murettekitavad ning soodustavad suundumust väiksemaks kaubanduseks, mis lõppkokkuvõttes suurendavad lõpptarbijate kulusid. Nii selgitas Eleringi juhatuse liige Erki Sapp. See tähendab, et arengud teises suunas on murettekitavad, aga teisest suunast või küljest on avatud kaubandus väga oluline. No saa sa siis aru. Muide, kui keegi räägib veel niisuguses päris tõsises võtmes või tõsisel toonil midagi avatud kaubandusest või avatud majandustest või turumajandusest kui sellisest, siis see on küll jutt, mis veel võib-olla kehtis mõni 15-20 aastat tagasi, aga ammu enam ei kehti, kui mõtlete vaid selle peale, et igal pool on ju kõikvõimalikes organisatsioonides, kas või Euroopa Liit kui selline, siin ju ka kehtivad kõikvõimalikud kvoodid kaubanduses, see tohib püüda kala nii palju ja see nii palju, see tohib seda nii palju toota ja see nii palju ja kõike seda. Kui vabakaubandusest jutt on, siis ostan sealt, kus on odavam ja müün sinna, kus ma oma toote eest võimalikult kõva hinda saan. Nii lihtne see ongi ja see ongi kogu vabakaubanduse põhimõte. Aga nüüd, katsuge te kuskile midagi müüa, mingid riigid on ju hoopiski sanktsioonide all, sinna ei tohi, ehkki seal on odavam, osad nagu jälle võivad, aga häält tuleb selle juures ikkagi teha, et tegelikult ei osta, kusjuures samal ajal ostad, jutt on näiteks Euroopa gaasiostudest, Venemaa gaasi ostetakse ju siiamaani, alles 2027. aastal pidi üle minema see ostutuhin ja hakatakse ostma kuskilt mujalt. Ma köötan ette, et tegelikult on selleks ajaks juba olukord selline, et keegi kuskil teine ostab seda Vene gaasi ja müüb lihtsalt väikse vaheltkasuga või suure vaheltkasuga lihtsalt edasi. Maailm on kord juba sedasi seatud ja ta on muide piiratud keskkond. Ei ole niimoodi, et tuleb kuskilt midagi järsku hirmsasti juurde ja midagi kaob kuskilt järsku hirmsasti ära. See on siiski üsnagi piiratud tingimustes tegutsema ja seda tuleb kõike selle juures arvestada ka. Loodame, et meie kuulajad, vaatajad seda ka teevad ja lihtsalt me räägime siin mitte ei torise, vaid võib-olla pakume mõne uue nägemisnurga lihtsalt juurde. Muutub maailmapilt natukene selgemaks või paneb midagi ise otsima ja lõppkokkuvõttes on sellest ju ainult kasu. Nii, loeme pealkirju veel. Jutt on keelest. Me räägime ikka põhiliselt kogu aeg keelest ja meelest muidugi ka, sellepärast et need kaks tükki on omavahel vägagi suures sõltuvuses. Sõja ajal vaenlase poputamine, Angelina Lon, keegi ütleb niimoodi, milleks kinkida Venemaale nii palju Eesti noori. Jutt on siis sellest, et Eesti kaitseväkke ei taheta enam võtta, praegu see president ei ole seda seadust küll kinnitanud, aga tendents on sinna poole, et need, kes eesti keelt ei oska, need noored, need Eesti kaitseväkke ei saa, sellepärast, et nad ei ole suutelised nendest käsklustest aru saama, ei ole selgitustest suutelised aru saama ja tänu sellele võib Eesti kaitseväes suur segadus tekkida. Mõnevõrra on see isegi tegelikult põhjendatud ka, et kui ikka aru ei saa, mis sulle öeldakse, siis läheb asi keeruliseks, võib asi suisa käest ära minna. Nüüd mitmel pool uudiste agentuurides, raadiotes ja televiisorites on erinevad väljaanded selle kohta ka väga palju sõna võtnud ja igal pool on selline ühine seisukoht vähemalt selles, et kuulge, põhikooli lõpetuseks või lõppedes peaks igale noorele ikka eesti keel selge olema küll. Miks pärast võiks olla niisugune olukord, et peaks olema selge? Ei peaks olema. Antud juhul on keelatud suisa seadusega kedagi koolist välja visata, õppetööst välja arvata, kui mingis aines edasi ei jõua, olgu selleks eesti keel või matemaatika. No ei jõua edasi, ei oska. No ja mis siis? Põhikooli võib lõpetada ka mitme puuduliku hindega, saad kas või 1 punkti mingisugusel eksamil. Oled ikka edasi läinud. Seadus soodustab meil seda,
et ei peagi ei teadma ega oskama, ei peagi aru saama ega mõistma. Ja mis te siis nõuate? Muide, eesti keele õpetamise metoodika võõrkeelena on siiamaani Eestimaal puudu. Nüüd edasi, kui meil räägitakse, et venelane võiks ikkagi või vene keelt kodus vene keelt kõnelevad noor võiks ikkagi põhikooli lõppeks juba eesti keelt ikka osata ka. Siis, aga kuidas meie endiga lugu on? Kuidas on võimalik, et meil on igasugused eelkoolid ja igasugused muud asjad ja juba arvutada ja lugeda oskavad noored tulevad esimesse klassi. Ja kuidas on siis selline asi võimalik, et ülikooli minnes nad on funktsionaalse lugemisoskuse minetanud või äkki on niisugune lugu hoopiski, et nad ei ole seda omandanudki. Kuidas sellega on? Meie oma kõikvõimalike ametnikes kõnepruuk ei jäta mitte ainult soovida, vaid on tihtipeale ka niivõrd infantiilne või suisa vigane. Hirm tuleb peale, korralikud väljaanded, neid ei tee vahet, ei ega T ja I mitmuse vahel vahet ei tehta, vältetest rääkimata. Objekt, subjekt on sassis, eesmärk vahend sassis, rääkimata kõrgematest poliitikutest, kes otse kui kannavad ette teksti, mille loomise juures nad ise olnud ei ole, aga tahaks midagi öelda, osa sõnu jääb vahele ka, ja siis katsu aru saada, mida öelda tahetakse, kusjuures seda esitatakse niivõrd iseenesest mõistetava näoga ja tihti peale veel, kuhu aplaus siis jäi. Aga olgu pealegi. Õnne Pillak ütleb meile. Iga päev, kuulake nüüd, ja seda ütleb nüüd Riigikogu liige. Iga päev, mil 2 ministrit vaidlevad, saavad 100 naist ja meest kodus peksa. See on iga päev, kui ministrid vaidlevad, 2 ministrit vaidlevad, aga kui vaidlevad 3 ministrit, palju siis peksa saab? No selle võiks matemaatika ülesannetesse kuskile kirja panna, mõnesse töövihikusse. Aga kui ei vaidle, on ühel nõul, kas siis on olukord, kus ei ükski mees ega naine kodus peksa ei saa. Huvitaval kombel vestlesin just paar päeva tagasi õige mitme tuttavaga. Ja küsimuse all oli see kodune vägivald. Ja ei tea, kus on meie põlvkond kasvanud või ka mõned järeltulevad põlved kasvanud, et nad ei tea, et kodus oleks kogu aeg mingisugune vägivallad olnud. Kas siis suuline või isegi füüsiline. Näib, et see on mingisugune viimase aja fenomen või lihtsalt on hakatud sellest palju rohkem rääkima, sellepärast et on tekkinud mingisugused MTÜ-d, mingisugused organisatsioonid, mingisugused fondid, mida keegi kamandavad. Ja selle kattevarjus liiguvad jällegi miljonid ja võib-olla isegi miljardid ühtedest hunnikutest teistesse hunnikutesse. Ja nende jaoks on muidugi esmatähtis see, et selline see jutt või sellised pealkirjad ajalehtedest peresisesest vägivallast ei kaoks mitte kuskile, et oleksid komiteed ja komisjonid, nõuandev, telefonid ja ma ei tea mida kõik veel, et need kõik oleksid valvel, kõik teeniksid ja kõik oleksid suunatud perevägivalla vähendamisele või isegi ennetamisele. Ja kui te panete tähele, siis mitte kuskil ei ole esitatud küsimust. Kõige tavalisemat küsimust, mida laps tavaliselt kõigepealt küsima hakkab. Miks? Miks su taevas sinine? Miks merel lained on? Miks tuul puhub? Miks linnud ära lendavad? Miks? Ja siis tavaliselt vanemad inimesed või vanemad isegi ei viitsi enam kuidagi kuulata seda miks küsimust ja siis ära pärija, ära küsija. Ja tihti peale lõigatakse lapse huvi niimoodi küsida üldse ära. Miks? On isegi mingist ajast on selline kõnekänd, miks, koera nimi oli, sest et koera nimi oli Riks, öeldi mõnel pool. Aga miks on väga tähtis küsimus. Ja kui ei jõuta põhjusteni, mis on selle vägivalla tinginud,
selle vägivallalaine, kui see tegelikult ka olemas on, siis ei ole võimalik ka nende põhjusi kas vähendama või hoopiski likvideerima asuda. Lihtsalt ei ole võimalik. Tegeldes, loogika on selline, tegeldes selle koduvägivallaga ei ole võimalik selle koduvägivallaga mitte midagi peale hakata. Tarvis on selgeks teha põhjused, millest see on tekkinud, miks on see nii tekkinud ja tihtipeale kindlaks vaja teha veel ka põhjused. Siis alles on võimalik efektiivselt ja tulemuslikult hakata sellega tegelema. Küllalt süsteemselt, eesmärgipäraselt, teaduslikult ja efektiivselt. Efektiivsus ei ole mitte midagi muud kui infrastruktuuri funktsioon ja siin, aga niisama kuskil lahmida, jaotades miljoneid paremale ja vasakule, võib olla täiesti kindel, mis juhtub, ühed saavad rikkamaks, teised jäävad vaesemaks ja vägivald aina vohab edasi. Ja kui see vägivald võimaldab ka mingisuguse hea äraelamise, mingisuguste preemiate näol, siis miks mitte, pange edasi. Olgu, nii, Õnne Pillak ütleb siis niimoodi. Selle aasta 10 kuuga Eestis registreeriti 7684 lähisuhtevägivalla juhtumit. Seega iga päev, mis kulub ministritel arutelule, kas pikendada viibimiskeeldu 72 tunnini või mitte, langeb lähisuhtevägivalla ohvriks 25 inimest. Vot see on kohe niivõrd hea statistika, et kuidas moodi. Ja kus ta teab, et kas samal ajal ministrid arutlevad millegi üle või ei arutle millegi üle. Siin tuleb jällegi Pakosta meelde, Liisa-Ly Pakosta, kes on 2 aastat juurat õppinud magistriprogrammi alusel. Ei tea, kuidas ta sinna otse sai, aga tema oli see, kes tahtis otsekohe kehtestada 72 tunnise keelu. Piisab, et naaber ütleb, seal kostab mingisugune kisa, tuleb politseinik, viiakse ära siis kas meesterahvas või naisterahvas, tavaliselt meesterahvas, 72 tundi oled pokris ja pole vaja siin mitte midagi muud. Muide, Liisa-Ly Pakosta tegeleb praegu ka kohtureformiga, millest millegi pärast ei ole eriti palju räägitud, aga siis selle kohtureformiga minnakse ju ka põhiseaduse kallale, millal on keegi rääkinud selle muutmisest, kohtute liitmine või lahutamine. See ei ole niisama protsess ja ka kohtunikud ise, kes on paraku põhjalikuma ettevalmistusega, see meile kas meeldib või mitte, kui antud juhul meie justiitsminister võiks siiski kuulatada ka. Et samad kohtunikud võiksid muide uurida, kuidas meie justiitsminister sinna juriidika õppustele pääses, äkki oli seal ka midagi korruptiivset. Aga olgu, Tiit Land ütleb, milline kõrgharidus viib Eesti majanduse järgmisele tasemele? Kõrgharidus ei vii meid ei edasi, tagasi, ei üles ega alla. Kui keegi midagi kuskile viib, siis on need siiski subjektid ehk inimesed, kes on kas haritud, rohkem haritud, vähem haritud või ei ole üldse haritud, on koolis mingil ajal käinud või ei ole käinud ja kui on käinud vastavalt täna valitsevale seadusele, kus koolist välja ei ole võimalik juba seaduslikult kedagi arvata, siis jääb üle küsida, mida nad seal koolis teevad ja kas sellisel olesklemisel lihtsalt mingisugust mõtet on tänu sellele, et keegi kunagi sellise seaduse välja on mõelnud. Ja nüüd tuleb edasi. Rakenduskõrghariduse laiendamine akadeemilise kõrghariduse arvelt oleks strateegiline viga, leiab Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land. Rakenduskõrghariduses keskendutakse olemasolevate tehnoloogiate kasutamisele, kuid tarvis on akadeemilist kõrgharidust, mis loob uusi teadmisi ja tehnoloogiaid. Selle viimasega jääb üle ainult nõustuda. Kui nüüd küsida, kui palju on Tallinna Tehnikaülikoolil kehtivaid patente, ma räägin patentidest, mitte mingisugustest lihtsalt ratsettepanekutest või millestki taolisest. Neid annab ühega näppudel üle lugeda. Tegemist on Tehnikaülikooliga, Tallinna Tehnikaülikooliga.
alles hiljaaegu oli neid oluliselt rohkem, need on kas vananenud, aga lihtsalt see vaimne kapatsiteet ja orienteerumine hoopis mingitele muudele asjadele ei ole tulemust andnud. Me oleme siin korduvalt öelnud isegi seda, et riik ei suuda isegi, seda valitsuse liikmed, ei suuda isegi formuleerida seda, mida vaja oleks. Ja kui keegi on läinud isegi valitsusliikmete juurde mingisuguste uute tehnoloogiatega, siis põrkub see reeglina arusaamatusele, kuna ei saada aru, millest jutt käib. Ma toon ühe näite. Siin vili viidi hiljaaegu minema 75 000 tonni, laev läks minema ja see maksis, ma ei mäleta, kas 15 miljonit või võin summaga eksida. Aga see summa oleks 8 korda suurem olnud, kui oleks siin rakendatud vilja väärindamise tehnoloogiat, mis on tegelikult Eestis kõik olemas, aga mitte keegi ei taha sellest mitte midagi kuulda, sellepärast et status quo, ehk nii nagu on kõige kendlam, keegi ei loksuta mingisugust paati, mingid poliitilised ja rahalised jõujooned ja jaotamisskeem on ju välja töötatud, las loksub nii, on täiesti ohutu ja senikaua, kuni see sõnniku nivoo alahuuleni ei ulata, pole vaja ka mingisugust häält tekitada. Aga üsna, ja kui keegi mõtleks kas või ühe asja peale, on selline termin olemas nagu rakenduskõrgharidus. Järelikult, kui on rakenduskõrgharidus, järelikult on olemas ka mingisugune haridus, pärast millest kontsentri läbimist ei ole võimalik rakenduda. Sellepärast, et klassifitseerimine, modelleerimine, ekstrapoleerimine, määratlemine, piiritlemine. Kui me seda kõike valdame, siis selline termin rakenduskõrgharidus on iseenesest täielik nonsense. Kõrgharidus, jah, on kõrgkoolid, seal omandatakse kõrgharidus, minnakse kas tööle või järgmisse kontsentrisse, kas võib-olla siis kuskile mingisse instituuti ja teadust edasi ajama või rakenduskõrgharidus. See on nagu huviharidus. Igasuguse õppetegevuse haritud inimeseks kujunemise teel on üheks määravaks, võib-olla kõige määravamaks teguriks just nimelt huvi ongi. Mis me räägime siis mingisugust õppest, kui mingit huvi ei ole, mingit võimalust rakenduda ei ole. Aga selline terminoloogiline segadus, see võimaldab luua kõikvõimalikke struktuure ja tuletame meelde, Nõukogude Liit kukkus kokku just nimelt suuresti mitte pädeva või ebaõige või täiesti vale autoriteedisüsteemi tõttu. Kummardati nende ees, kes seda ei väärinud või kelle eest poleks seda vaja teha olnud, aga ometi kummardati kuni maani, peksti otsa esine siniseks. Oi, küll on tore, olgu see kas Brežnev või keegi teine. Selles suhtes, kui te nüüd võrdlete, ei ole ju väga palju muutunud. Midagi teha ei ole. Meie valitsuses on isikuid, kes on saanud sinna mingite parteiliste või ma ei tea veel mingisuguste mehhanismide abil, kes oma vaimsete võimete tõttu tegelikult seal olema ei peaks. Ja kui suures väita nüüd, et meil ei olegi selliseid inimesi, päris kindlasti on neid inimesi küll, kes oleksid suutelised, aga vana juba mitu tuhat aastat vana tarkus seisneb ju selles, see ei ole kuskile kadunud ja see on aktuaalne ka tänasel päeval. Kui Topski, saab mingisugusele juhtivale kohale, siis mis on tema esimene tegevus? Esimene tegevus, ta saab lahti kõikidest nendest armutult, kes tast rohkem teavad, kes on natukene nutikamad kui tema on, sellepärast, et nende nutikate ja targemate taustal paistab tema enda küündimatus ja rumalus palju enam silma. Olles nendest lahti saanud, asendab ta need veelgi rumalamatega, kui ta ise on, sellepärast, et nende silmis paistab ta välja ju kui autoriteet ja mõttehiiglane. Teiseks, mida ta teeb,
ta ümbritseb ennast otsekohe saladusega. Mitte keegi ei tea, kus ta on, mida ta teeb, kas ta teeb, kuidas ta teeb ja mis selle tegevuse tulemus ehk resultaat peaks olema. Aga meil on paljud asjad ju tegevuspõhised. Ei peagi midagi juhtima, midagi ei pea teadma, midagi ei pea välja kujunema. Vaadake, kui sageli te kuulete sellist väljendit. Oi, siin peab nüüd sellega tegelema hakkama, sellega on vaja tegelda, sellega on vaja tõsiselt tegelda, sellega on vaja tõsisemalt tegelda, siin on nüüd vaja sellega tegelda ja nii edasi. No ja tegeled, aastaid juba tegeled, aga keegi pole öelnudki, et midagi peab välja tulema, et midagi peab muutuma, midagi peab paremaks saama, midagi peab rohkem olema, midagi peab muutuma efektiivsemaks ja nii edasi. Ei, kästud oli, tegelema peab, siin tuleb nüüd mõelda, mõtleme, istume koos ja mõtleme. Keegi pole ju öelnud, et tuleb midagi välja mõelda ja vastavalt sellele ka tegutsema asuda. Nii et mõelda on vaja. Muide, kliima soojenemisega tuli meelde üks selline detail kunagi 1800, võin paari aastaga eksida praegu, kuskil 1816. Euroopa sellised kaunishinged tulid Itaaliasse Como järve äärde kokku ja selline nagu workshop või siis moodsaskeeles töötuba. Sadanud oli Inglismaal, oli sel aastal registreeritud üldse kokku vist 5 või 6 päikesepaistelist päeva ja kuna ilm oli nii kole, mõeldi, et tuldi sinna kokku ja hakati siis koos luuletama ja arutleti üldiselt ka kirjanduse üle. Seal oli muide koos niisugune seltskond, esimesel tuleb meelde George Gordon Noel Byron, näiteks Byron, vägagi odioosne ja vägagi viljakas, ja ikka väga tuntud ja väga hea poeet, kui mitte Inglismaal, üks paremaid. Siis oli Shelley nimekaim, naisterahvas, ma ei mäleta, mis ta ees nimi oli, aga Shelley oli. Ja siis kõik see oli nii troostitu, isegi seal Itaalias oli ilm niivõrd kole, et ta ei tulnud millegi muuga peale, kui mõtles välja tänaseks päevaks enam kui tuntuks saanud tegelase, kelle nimi oli Frankenstein. Nii et sellises seltskonnas Shelley mõtles välja ja mõeldi, et on maailma lõpp, kuna kogu aeg sajab ja päike enam ei paista, ainukeseks lahenduseks võibki olla mingisugune niisugune Frankenstein. Tänaseks päevaks ei tule kellelegi meelde enam ei Como järv ega selle Frankensteini autorgi Shelley Byronist rääkimata. Aga olgu, see oli lihtsalt mööda minna. Nii, aga juhtkiri. Kuulake nüüd, ma oleks tahtnud, et Margus oleks praegu siin olnud, ma oleks tahtnud Marguse käest küsida, mis ta sellest arvab. Aga küsime kõiki teie käest. Ainult kui me kuuleme. Juhtkiri. Õigusriik on ülitähtis. Punkt. Peksuohvrite kannatused on siiski tähtsamad. Tähendab, õigusriik on ülitähtis, aga peksuohvrite kannatused on kõige tähtsamad. Me peame siis neid peksuohvrite kannatusi hoidma, mis on ülitähtis, et nad on. Või kuidas sellest nüüd peaks aru saama? Õigusriik, see võib olla, aga see ei ole nii oluline. Kõige olulisem on peksuohvrite kannatused. Kui peksuohvrite kannatused õnnestuks viia 100% elanikkonnast, siis poleks meil enam õigusriiki üldse tarviski. Tähendab, see on konstruktsioon, mis on tahetud viia, ma ei tea, niisuguse non plus ultra tasemeni, aga välja on tulnud mingisugune nonsense. See nüüd näitab meile veel ühte asja, et inimesed, kes seda loevad, tihtipeale ei süvenegi. See tähendab, et üleüldse ajakirjandusest inimesed loevad ja lasevad silmad üle, siin on midagi. Aga kui niipea kui hakkad, oot, mis siin nüüd öeldakse, õigusriik on ülitähtis, peksuohvrite kannatused on siiski tähtsamad. Mida nüüd sellega öelda on tahetud või mida sellega silmas on peetud, aga võib-olla lihtsalt inimene oli mingis ebaadekvaatses seisundis, kas lihtsalt meele äraheitmise ääre peal või oli palju viint joonud, ei tea.
igal juhul selline pealkiri. Aleksei Jašin, tema saab üha rohkem sõna, see on üks lõbus inimene, mulle meeldub kirjavahetus temaga, mis jättis temast kui suisa ebaadekvaatse mulje. Noh, tähendab, ma kirjutasin talle kirja, ta vastas sellele küsimuse peale, mis kell on, võttis ta taskust kraadiklaasi ja ütles teisipäev. Kogu see kirjavahetus oligi niimoodi. Ta omistas mulle mingisuguseid väiteid, mida ma öelnud ei olnud. Ja siis jätkas kohast, mis oli täiesti kuskilt laest võetud, uskumatu tegelane, aga nüüd on millegi pärast hakanud väga palju sõna saama. Uus linnavalitsus, muide, mis puudutab keelt. Kuulake, mismoodi Jašin eesti keelt räägib ja öelge pärast seda, et ta oskab seda suurepäraselt. Uus linnavalitsus seiskab linna arengu ja pöörab pilgu kaugesse minevikku. Uus linnavalitsus seiskab linna arengu. Vot arengut ei ole suuteline veel siiamaani keegi seisma panna. Ükski inimolevus läbi aastatuhandete. See võib olla kas taandareng või edasiareng, kiire või aeglane, aga areng toimub kõigele vaatamata ja isegi sellele vaatamata, et Aleksei Jašin enam linna arengus võib-olla ise kaasa rääkida ei saa. Mis see tema linna arengu niisugune põhipostulaat või saavutus on? Sellest ei ole paraku mitte kuskil juttu olnud. Ja nüüd ta räägib niimoodi. Linna elanike hääli minnakse ostma suurelt. Lubadused lähevad maksma 10 miljoneid eurosid püsikuludena. Lubatakse tasudata lasteaeda, pensionäride sünnipäevatoetuste ja ranitsatoetuste suurendamist, lapse sünnitoetuste tõstmist ja palju muud. Kas see on siis halvasti või? Ranitsatoetust tõuseb, sünnitoetust tõuseb, sünnipäevatoetust pensionäridele, tasuta lasteaed. Kas see on halb või? No, ja jätkab. Kõige hullem on see, et perverssus viiaks, et see perverssus, tähendab sünnitoetuste tõstmine, kõik see on perverssus, viiakse ka noorte hulka koolidesse. Muu hulgas on kirjas, muu hulgas on kaks sõna muidugi, on kirjas, et haridusasutused peavad tagama LGBTQ õppijate, haridustöötajate vaimse ja füüsilise turvalisuse. Kui seda seal ei ole, siis hakkavad õpetajad peksa saama või füüsiliselt. See tähendab, kõik need jutud, vabandust, aga noh, enam ei ole ju võimalik inimeste tervisekontrolli teostada, sellepärast, et see on igaühe enda asi. Autojuhi lubasid. Sa ei saa, kui sul on mingisuguseid kaldeid, kõrvalekaldeid, mingisuguseid deviatsioone normaalsusest. Aga aselinna peaks, palun väga. Ei ole üldse mingisugust küsimust. Tema jaoks on see nüüd ära lõppenud. Aga noh, juhtub kõike. Muide, näiteks, kas oli aastal 1910 või 11, kui Ohios Ühendriikides oli ka ainult 2 autot. Ja kui nüüd keegi arvab, et nad omavahel kuskil nurga peal kokku ei saanud ja kokku ei põrganud ja liiklusõnnetust ei põhjustanud, siis on see eksitus. Suure Ohio peale 2 registreeritud autot said ikka nurga peal kokku, sõitsid 11 sodiks ja nii registreeriti seal ka esimene liiklusõnnetus, kus juures neid autosid terve linna peal oli ainult 2. Aga Jašineid on meil ka ainult 1 ja võib-olla oleme suurepärasest talendist antud juhul järgmiseks 4 aastaks ilma jääme ja ootame, äkki tuleb kunagi tagasi. Kadrimägi Lehtsi ütleb, kas Eesti naised mõjutavad ühiskonda vaid käratsemise ja suuna mudimisega. Mõjukad ise ei märkagi naiste tegelikku mõju. Kui inimesed, kes muudavad ühiskonda seestpoolt, jäävad nähtamatuks, siis pole probleem neis. Kadrimägi Lehtsi, teadlik juhtimine OÜ juhtimiskonsultant. Huvitav, kas on olemas ka ebateadlik juhtimine olemas? Kui juhtimine, siis ta peaks ikka nagu teadlik olemagi, aga olgu seda rõhutatakse. Nüüd, kuidas kõlab see lause
kas Eesti naised mõjutavad ühiskonda või ei mõjuta ühiskonda või kõik Eesti naistest on ju. Kuidas mõjub see lause meie haridusministri Kristina Kallase kindla veendumuse taustal, see on viidud ka õpikutesse sisse õpilastele, et sugusid on tegelikult 20 vähemalt. Mis naistest siin räägitakse? Antud juhul räägitakse naistest, aga sugusid on 20, naiste ja meeste vahel ei tohiks vahet teha ju. Aga kuidas need siin nüüd ikkagi teevad? Meestest antud juhul juttu ei ole, küll aga naised on eraldi välja toodud. Kui sugusid on 20, siis selline vahet tegemine, see on vana kuradi enda poolt välja mõeldud. Ja veel teadlik juhtimine. Aga olgu pealegi. Siim Imre ütleb niimoodi, ta on energeetika ekspert, Eleringi teaduse ja arendustegevuse juht. Aga lause iseenesest on ilus. Euroopas sirgub uus energia kiirtee. Kas tahame jääda kraaviks selle kõrval? Üleskutse. Kusjuures sirgub uus energia kiirtee, mitte isegi valmib või on ehitusel. Sirgub põlvkond, sirgub inimene. Ja küll sirgub, kui midagi tõmmatakse sirgeks, siis on see ka sirgunud, aga tee kohta, et see sirgub, on nimelik öelda. Ja kas tahame jääda kraaviks? Tähendab, me oleme praegu kraav ja tahame jääda selleks. Või milleks? Tähendab, mida sellega öelda tahetakse, on sügavalt arusaamatu, aga ilus igal juhul. Ja kõik ilmselt kolleegid, eriti alluvad, ütleb, kus ütles, kui tubli. Ja esimene, kes jõudis tema juurde selle teatega, lugesin, mõtle, kui ilusti te ütlesite, tas on kindlasti väike lootus säilinud, et juba homme ulatatakse talle natukene rahvasem ümbrik või vahetatakse tool veidi mugavama vastu ringi. Nii, kuule nüüd, või vabandust, ma olen nii harjunud, Margus oleks nagu kõrval. Margus ja kõik teised ka, kuulake. Eesti tervise innovatsioon. Sõdurid saavad tulevikus toitu läbi naha. Aga kui juba sõdurid saavad toitu läbi naha, sõdur on inimene nagu iga teinegi, miks peaks piirduma sõduritega? Võib-olla kõik inimesed peaksid edaspidi toitu saama läbi naha. Sellisel juhul kaotaks ka mõtte selline kunagine sõdurinali, et kask, mõtle ometi peaga, milleks sul pea külge on pandud. Kask vastas selle peale tagasihoidlikult, miks? Ma söön sellega. Nüüd ei ole vaja enam sellega süüa ka, võib-olla pole pead enam üldse vaja, sest süüa saab ka ainult naha kaudu. Margus Tsahkna teatab, Eesti tugevdab maailmas oma haaret. Ma mõtlesin tükk aega, et mida on Eesti haaranud maailmas enda haardesse. Esimesena meenus mulle niisugune tohutu suur võrkpüüton, kes on haaranud oma haardesse seal mingisuguse ohvrikese ja keda ta kohe oma meeletute lõugade vahel ahmib ja siis vaikselt sisikonda suunab. Ja siis on tal jälle 2 nädalat või natukene rohkemgi aega seda kõike mäluda, seedida. Ta ei mälu muide mitte midagi. Ja kusjuures madudel on selline huvitav omadus, et ta suudab endal suust sisse ajada oluliselt suurema tüki, kui ta tegelikult loogiliselt võimalik oleks, aga see on tänu sellele, et tal lõuad ei ole, üle lõualuu ja alumine lõualuu ei ole omavahel ühendatud. Need lähevad lihtsalt lahku ja seetõttu mao suu läheb väga suureks. Muide, on sellega seoses on üks meditsiiniline ime, mis puudutab inimest. Väga palju on ju räägitud, et inimene võib elektripirni endale suhu küll võtta, aga välja ta seda sealt enam ei saa. Ja tegemist on meditsiinilise faktiga ja milles see seisneb, seda on muide uuritud tükk aega ja kui on ja ikka ja jälle tulevad traumapunktidesse inimesed üle ilma, kellel on lamp suus, midagi teha ei ole. Ja siis on võimalik kas
teha lamp suust puruks, jälgida, et killud ei läheks sinna trahjasse või kõrisse ja sealt kaudu kopsudesse ja nii edasi. Võimalusi on mitmeid, kuid milles on efekt? Inimene ei suuda lõdvestuda. Kui ta selle lambi suhu võtab, selle pirni, siis on kõik näolihased lõdvestunud. Nüüd, kui tal see lamp juba suus on, siis on alateadlikult lihased pingul ja need ei ole võimelised enam nii palju järgi andma, et suu uuesti nii lahti teha, et see pirn seal kätte saada. Nii et kallid sõbrad, see asi on meil peas kinni, ei mitte kuskil mujal kui peas. Nii et ei soovita kellelegi seda nüüd kodus kontrollima hakata, aga kui te olete selle pirni endale suhu saanud, siis ainuke võimalus see välja saada on kas tohtri juures või tuleb keegi sõber appi, aga tervelt teda seda kätte ei saa. Nii et selline huvitav, füsioloogiline, see on psühhosomaatiline puhtal kujul, aga nii ta on. Kaja Kallas ütleb meile niimoodi. Ukraina rahuga peab kaasnema Venemaa sõjaväe suuruse piiramine ja kaitse-eelarve vähendamine. Kuidas moodi hakkab Kaja Kallas vaatamata sellele, et ta on kõrge positsioon, vaatamata sellele, et ta üle juba üsna avalikult irvitatakse, kuidas hakkab Kaja Kallas piirama Venemaa sõjaväe koosseisu? Selleks on ainult üks võimalus minna, hakata seda otsast hävitama. Kuidas on võimalik vähendada Venemaa sõjalist eelarvet? Eelarvetega on üldse üks kummaline lugu, siin oli üks rahvusvaheline selline uurimus. Ma nüüd ei ütle, et see on 100% tõde, ma ei väida ei ühte ega teist ega kolmandat, aga nemad tulid järeldusele, et Ukrainale on abi antud ligi triljon, nende algusest saadik juba. Triljon, see on 2 Venemaa aasta riigi eelarvet, sealhulgas ka sõjavägi. Siin on mingisugused ebakõlad, terve Vene riigi eelarve, see tähendab ju kõik pensionid ja meditsiin ja kõik igast, kõik, pluss sõjavägi. Ja see on umbes sama palju siis, kui Ukrainale üldse abi on antud. Kuhu see kadunud on? No ei tea, sõda on sõda, eks pekstakse väga palju puruks ja sodiks ja arvepidamine on keeruline. Aga siin targad mehed vaatasid ka Eesti sõjaväe või sõjalist eelarvet, võrdlesid seda Vene omaga, kuivõrd efektiivne see meie oma on. Ja tuleb välja, et kui Vene sõjaväel oleks samasugune vastavalt siis suhtarvu alusel iga mehe kohta nii sama palju raha, nagu meie omadele kulub, siis sõidaks iga üks nendest sealt oma isikliku tankiga ringi. Aga arusaamised on erinevad, me ei süüdista siin kedagi ega midagi, aga võib-olla lihtsalt mõtte korras. Keegi võtab numbrid ette ja võtab võrrelda ja äkki tekivad mingisugused mõtted. Äkki lihtsalt meil on ka võib-olla mingisuguse raiskamisega mõnel puhul tegemist. Äkki oleks võimalik mõnda raha hoopiski efektiivsemalt kasutada. Me oleme lihtsalt sellepärast praegu sellest räägime, et me oleme huvitatud, et iga kaitse-eelarvesse pandud sent läheks maksimaalse efektiivsusega kasutusse. Nii, aga nüüd Eesti on veel väga tubli. See Tsahknale veel lisaks. Eesti hakkab Aafrikas võitlema Vene valeinfo levikuga. Samast menditakse, et meie mandril, seal kohalikud ütlevad, et meie mandril tuntakse Venemaad väga rahuliku riigina. Nüüd, kui natukenegi keegi Aafrika ajalugu teab, siis millega on seal lääneriigid tegelenud sajandite jooksul. Kas siis kohalikel peab olema mingisugune väga hea eelarvamus või mingisugune tunne nende prantslaste või siis kas või inglaste suhtes või kellegi teise suhtes, kes on seda kontinenti paraku ainult sajandite jooksul, kõige hirmsamal kombel kasutame eestikeelset harva esinevat sõna pookinud. Nad ei ole seal praktiliselt mitte midagi muud teinud.
ja kui Venemaa on osanud seal ennast kuidagimoodi vastuvõetavaks teha, no mis siin imet on, aga nüüd läheb Eesti siis võitlema seal leviva Vene valeinfoga. Huvitav, millega see siis asendatakse. Võib-olla läheb Tsahkna sinna isiklikult ja ütleb midagi, millest kõik aru saavad ja hakkavad kõik uutmoodi ilma peale vaatama. Olgu. Leedu valitsus tunnistas end õhupallide vastu jõuetuks. Opositsioon ütleb, et peaminister peaks teise töö valima. Olgu selle opositsiooniga seal kuidas on, või peaministriga kuidas on, kui Leedu valitsus tunnistas ennast õhupallide vastu jõuetuks, no siis poleks ju mingisuguseid muid sõjalisi vahendeid vajagi, kui ainult õhupalle, kui juba selle puhul tunnistatakse, et me ei saa midagi teha, me oleme õhupallide suhtes võimetud. Kas tõesti nii jõuetud siis ollakse või? Ma kujutan ette, et õhupall on võimalik alla lasta, ameeriklased ju lasid hiinlaste palli alla, mis oli väga kõrgel ja öeldi, et aitab küll ja lennuk läks üles, laskis selle kolksti alla ja asi lahendatud. Aga praegu oleme olukorras, kus tekivad mingite lennuväljadele kohale mingisugused droonid, keegi ei tea, kust nad tulevad ja kuhu nad lähevad, samal ajal põlevad mingid märgutuled nende küljes. Ja siis nüüd alustati nende allatulistud, prantslased olevat ühe allatulistanud ja ikka ei ole võimalik kindlaks teha, kelle omad nad on, kust nad lähevad või kust nad tulevad. See jätab küll kuidagimoodi kummalise mulje. Aga nii. Muide selle Aafrika valeinfo, Venemaa valeinfo levikuga Aafrikas, selle tarvis läheb meil 5,5 miljonit 3 kuu jooksul. Vaat niimoodi. 22 miljonit on eelarve. 22 miljonit leitakse ja milleks leitakse Venemaa valeinfoga võitlemiseks Aafrikas. Ja siis nüüd on veel, kodulehel on 39 töötajat, ma praegu loen maha, ma võtsin selle sealt ära. Kodulehel on 39 töötajat. Palgakulu on circa 793 000. Keskmine brutopalk on 5000 ja pluss kuus. 5000 pluss. Pole paha. Ülejäänud 65% tuleb siis välja mõelda, kuhu see maha kanda. See 5000 saad kuus selle eest, et võitled Vene valeinfo levikuga kuskil Aafrikas. Väga mugav. Juhtkiri. Keeleline segregatsioon on lubamatu, ka muukeelse lapse koht on Eesti koolis. Tuletame meelde, et kõik koolid, kes on Eesti Vabariigis, on Eesti koolid. Ükski ei ole Ameerika, Hiina, Vene, Usbeki, Kasahhi või veel teab kelle kool. Nad kõik on Eesti koolid. Ka muukeelne laps, nii. Olge ettevaatlik oma soovidega, kõlab Inglismaalt pärit rahvatarkus, millega nüüd seisab silmitsi Tallinna uus võimukoalitsioon. Poliitikutest peavad ka kõige kirglikumad rahvuslased tunnistama, et pole päriselt eestikeelsele õppele üleminekuks valmis. Muukeelseid lapsi on endiselt kavas tõrjuda. Ei tea, kus kedagi midagi tõrjub, aga nüüd kogu selle asja juures oli üks huvitav asi. Inglismaalt pärit rahvatarkus, ole ettevaatlik oma soovidega. Kust koha pealt võetakse, et see Inglismaalt pärit on? Aisopuse valmidega, kes on kursis. Aisopus muide on üks kõigi aegade võib-olla produktiivsem ja võib-olla isegi tuntum valmimeister üleüldse. Ei olnud tema Inglismaalt pärit. Inglismaast ei olnud tol ajal veel midagi kuuldagi, kui Aisopus oma värsse tegi. Ka vennad Grimmid on seda motiivi, ole ettevaatlik sellega, mida sa soovid, et see võib sulle tagasi tulla. Ka vennad Grimmid on selle kohta teinud muinasjutu, kuna ka ammu isegi loetud ja meelde jäänud, Kalamees ja tema naine, selle nimeline.
ja huvi pärast vaatasin, et inglise keeles on see esimest korda avaldatud alles 1880 midagi. Nii et kallid lehetegijad ja autorid võiks siiski vaadata, kus sellised väga-väga tuntud kõnekäänud siiski originaalist pärit on. Ja ärge omistage neid kellelegi, kellele nad tegelikult ei kuulu. Nii et see ei ole Inglismaalt pärit. Nii, mis siis veel? Lause. Riik suunab koole õpilaste käitumist hindama hinnangute vabamalt. Hindame hinnangute vabamalt. Ehk siis hindame, aga hinnanguid ei anna. See tähendab, jookseme jooksmata, kõneleme kõnelemata ja mõtleme mõtlemata. Aga see on iseenesest väga tore. Pealkirjad, need tekitavad tavaliselt sellise tunde, et kas ma nüüd ise äkki olen, ma ei tea, kas kukkunud, vahepeal on midagi ajus väike mingi nihe toimunud, või on üks või teine poolkera lõpetanud tegevuse, või olen ma lihtsalt ööga nii palju juhmistunud, et näe hommikul mitte millestki enam aru ei saa. Aga veel kord, riik suunab koole, riik see tähendab kes, kusjuures riik, ma olen välja kirjutanud riigi tähendusi, meil on üle 280 juba, mida riik kõike tähendada võib. Antud juhul siis riik suunab koole, ehk siis kes suunab koole, ei ole selge. See võib olla kas haridusministeerium on mingi osakond, haridusminister, Kristina Kallase puhul ei ole see mitte mingisugune ime, siis võib olla mingi valitsuse liige või tont teab veel kes, igal juhul riik suunab koole, õpilaste käitumist hindama hinnangute vabamalt. Pole vaja siin midagi hinnata, võtke vabalt. Taavi Kotka Töötukassa saagast, see on riigiaadlikest hädaldajate hala. Minul läheb sellise jutu peale käsi rusikasse. Töötukassa on uue juhatuse esimehe Gert Tiivase juhtimisel koondanud lühikese ajaga ligi 900 töötajast üle 180. Eilse Eesti Ekspressis ilmunud loos kajastati pahameele lainet, mida need sammud on koondatud töötajates põhjustanud. Majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja liige Taavi Kotka kommentaar. Majanduskasvu ja efektiivsuse nõukogu või nõukoda. Kuna meil ei ole majanduskasvust ja efektiivsusest põhjust rääkida lihtsalt sellepärast, et seda ei ole, järelikult on majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoda omadega läbi kukkunud ja tuleks likvideerida või tuleks seltskond ümber vahetada või tuleks hindamise kriteeriumid ümber vaadata või tuleks ressursid ümber vaadata või tuleks eesmärgid üle vaadata või struktuur või koosseis. Igal juhul, kuna meil kumbagi ei ole, siis milleks meil sellist nõukoda on vaja, kes seda vaid kinnitab. Mart Jaavik ütleb meil ka niimoodi. Isamaa ja Keskerakond toovad üle Eesti ja maailma Tallinnasse inimesed, kes ei viitsi tööd teha ja enda eest vastutada. Tallinnasse tulevad nüüdsest alates Tallinnasse need inimesed, kes ei viitsi tööd teha ja endast vastutada. Isamaa ja Keskerakond on oma populistliku koalitsioonilepinguga linna arengut pikaajaliselt ära rikkumas. Jutt on ikkagi nendest ranitsat toetustest, pensionäride toetustest, 100 eurot saab keegi juurde, ranitsa toetus on nüüd ka võib-olla paarsada eurot saab juurde. Tänu sellele 200 eurole tuleb kindlasti Ugandast siia mõni inimene, selle 200 euro pärast, kes ei viitsi tööd teha ja enda eest ei viitsi ka vastutada. Ei ole veel kuulnud, et selle 100 või 200 euro pärast keegi siia kuskile oleks tulnud. Ja kes on selle kes on selle voolu või vooluse siia korraldanud,
Need muide ei ole Isamaa ega Keskerakond kumbki olnud. Need on hoopis teised erakonnad, kes selle viimase aja rände siia korraldanud on ja mille käigus on ainuüksi slaavlasi siia umbes 150 000 maandunud. Et võt niimoodi. Aga Maris Laurist ka ei saa meie üle ega ümber mitte kuidagi moodi. Keskerakond ja Bessedin kõigepealt peab pattu kahetsema, alles siis saab paluda andestust. Keskerakond peab pattu kahetsema ja siis alles siis saab paluda andestust. Mida see tähendab? Muide, andestamise ja pattu tunnistamisega on üsna keeruline lugu. Mille pärast keeruline? Tihtipeale räägitakse meil, et tuleb pattu kahetseda ja pattu tuleb mitte teha. Ja siis tuleb andestust paluda, aga andestamisega on üks pisikene nüanss. Andestust on võimalik või mõttekas paluda ainult sellisel juhul, kui sa tead, et sulle ka päriselt andestatakse. Mida see tähendab? No näiteks, kuna meil täna on juttu perekondadest olnud ja kahjuks küll vägivalla kontekstis, aga on olemas suurepäraseid toredaid perekondi ja ütled, Ülle, anna andeks, näed, juhtus niimoodi. Ülle annab sulle andeks. See tähendab seda, et ta andis sulle andeks, ta ei hakka homme jälle seda teemat uuesti üles võtma. Kuule, eile sa ju jälle. Andestatud, unustatud, kõik, sellest rohkem juttu ei tee. Ma olen sulle andeks andnud. Ma annan sulle andeks, aga homme toon jälle sulle, viskan selle nina peale. Ülehomme ja jäängi selle kallal naaksuma. See tähendab tegelikku andestamist ei olnud. Ja miks ma pean andeks paluma, kui ma tean, et oma südames mulle mitte keegi, või antud juhul, kelle käest ma andeks palun, et ta mulle seda niikuinii andeks ei anna. See andeks palumise muudab ju täiesti mõttetuks. Mõtleme selle peale, kallid sõbrad, optimismi meie igast homsesse ja üle tulevasse päeva ja vaatame suure huviga, mida meile see nädal jälle toob ja mida meie, ma tahtsin öelda lugupeetud, ta ei ole lugupeetud, vaid kui ka näiteks Riigikogus öeldakse, et lugupeetud esineja, siis teada on, et ei küsija ei pea sellest esinejast või vastajast lugu. Ja ega ka see vastaja ei pea sellest küsijast lugu. Seal ei pea üldse, tundub käitumise järgi otsustades keegi kellestki lugu. Aga miks pärast siis ikkagi aetakse mingisugust vabandust korrektset ja valelikku joont selles mõttes, et nimetatakse lugupeetav, see ja see, oi, kuidas ma teist lugu pean ja samal ajal itsitatakse ja hea, kui võmmu kuklasse ei saa. Aga tore, me läheme edasi ilma igasuguste võmmudeta, ilma igasuguste sundusteta. Kõikidele kuulajatele, vaatajatele soovime leebet meelt, arusaamist, naeratust. Muide, kõndite tänaval, vaatate inimesi. Mõni, kes naeratab, see on tavaliselt välismaalane. Ja hea mõte tuli. Otsustage ise, kas see on hea või halb. Vaadake, kas või liikluses olles. Keerab keegi kogemata kuskil ette, on eksinud. Nüüd või tuleb jalakäija kuskilt, astub tee peale, on mõttesse vajunud või tegi mingisuguse liigutuse. Siis järgneb tavaliselt kas või, teades, et keegi ei kuule, kraadi ja siis veel midagi krõbedamat sinna takka otsa ja ajad keskmise sõrme ka veel püsti. Teine võimalus on, naeratad, lehvitad käega ja sõidad edasi. Nüüd kummal puhul hakkas endal parem? Loomulikult, te tegite endale karuteene selles mõttes, et vihastasite, see viha kestab veel jupp aega. Naeratasite, võib-olla too eksinu naeratas teile vastu, viipas ka käega. Teil hakkas tükiks ajaks parem olla. Muidugi keskmise sõrme näitamine on oluliselt lihtsam. Te peate pingutama käes kõigest 3 lihast. Naeratamiseks näos umbes 37.
aga proovime ikkagi kas või trenni mõttes seda 37 pingutada, soovides kõik see paremat ja olge te tänatud, mul on siin kiri jäetud, toetajad, tänu teile peame vastu ja loodan, et ühel päeval tuleme vana saate formaadi juurde tagasi, seda kõike on kirjutanud teile Margus Lepa, soovime talle paranemist ja püha sõda loomulikult läheb ikka edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.